Tere tulemast kuulama konservatiivse kristlase saadet. Iganädalane vestlus usu, poliitika ja kultuuri teemadel. Teiega on täna Marko Müürisepp ja Hans-Krist Loime. Tere tulemast kõikidele konservatiivse kristlase podcasti kuulajatele. Mina olen Hans-Krist Loime ja saates on minuga ikka Marko Müürisepp. Täna oleme tagasi oma tavapärases stuudios. Saime koju tagasi, Marko. Jaa, meil on siin olla. Siin on kohe selline hubane ja soe olla. Loodame, et ka järgmised saated õnnestub meil Jumala abiga siin samas stuudios läbi viia. Meil on tulemas see kuu väga palju huvitavaid külalisi. Järgmine nädal peaks olema meil Aivar Kokk, Riigikogu liige ja endine ka rahanduskomisjoni esimees olnud Riigikogus ja et selles suhtes on meil järgmises saates me räägime pensionist. Järgmises saates me räägime pensionist, et kas inimene peaks ise rohkem muretsema oma pensioniga hakkama saamise eest või peaks selle eest rohkem riik muretsema. See on üks, meil tuleb järgmine nädal. Me alustame kohe sellega, mis järgmine saade tuleb. Ja siis peale seda meil tuleb meil veel riigi roll peretoetuste koha pealt ja rahvastiku juurdekasvu koha pealt. Seda tuleb meil tegema Lea Danilson Järg. Ja siis loodame, et meil tuleb ka üks huvitav saade sõnavabaduse teemal ja sinna meil on plaanis saada Sandra Lauri. Väga hea. Et Argoga on nüüd väike paus, tema kutsume nüüd järgmise hooaja mingisse ossa jälle tagasi. Ja praegu üritamegi teile tuua võimalikult erinevaid inimesi erinevatest valdkondadest, et tekiks selline ülevaade ja kuni siis ülestumispühadeni me teeme siin saateid, mis siis mõõdavad konservatiivsust, liberaalsust ja parempoolsust, vasakpoolsust. Siis me teeme ühe sellise nii-öelda ülestumispühade saate ja pärast seda me hakkame tegema soovisaateid. Ja sissejuhatuseks, et mis see soovisaade võiks olla? Et kas kirjutavad meile kohe postkasti või helistavad sulle otse? Nii, me saame tegelikult fännikirju ja osa inimesi, nagu ma olen enne ka öelnud, on nii, et nad saadavad meile fännikirju, ütlevad, aga võt ikkagi ma ei julge teie saadet jagada ja osa julgevad laikida, osa mitte, aga mina soovitan teil kõigile, et jagage meie saadet ja lisaks siis vajutage see tellin või subscribe ja like-nupp meie saadetele nii Spotify keskkonnas kui YouTube'is, kui ka siis X-is on meil oma sellised osa saateid on meil X-is ja siis klipid on meil TikTokis. Jah, täpselt. Ja X-is on meil siis saade, mis ka ära keelati, et ma ei hakka seda eraldi reklaamima, kes on ultrafänn, see leiab selle X-ist üles. Jah, nii et X-is on ühesõnaga, kui asi läheb juba väga krõbedaks, siis X-ist leiate ikka selle saate üles. Täpselt. Ja ma ei tea, lähme saate juurde, sellepärast, et aeg jookseb armutult ja juba tahaks ise ka pihta hakata. No nii. Täna on meil teemaks siis alampalk. Ja 16.02.2026, 16.14 Delfis on majandusuudised nagu ikka. Alampalk tõuseb 60 euro võrra. Kasv ületab hinnatõusu. Ja see nüüd on palju on siis uus alampalk? Kõigepealt on niimoodi, et 1. aprillist kuutasu alammääraks täis tööajaga töötamise korral 946 eurot ja tunnitasu alammääraks 563. Kas see vastu võetud? See on vastu võetud. Selge. Mis siis, me oleme öelnud tegelikult, et kas riiklik alampalk on vajalik ja sellele vastavad nii Urmas Reinsalu kui Martin Helme vastavad, et pigem jah. Nii, kas riiklik alampalk on vajalik või kas alampalk on vajalik? Kirikuisa, üks kuulsamaid kirikuisasid Johannes Kultsu 4.–5. sajandil elasta on öelnud seda, et maksta töötajatele palka, millest ei saa ära elada, on vargus ja rõhumine. Või kuulus Lääne kirikuisa Püha Augustinus lisab, et alla toimetuleku piiri palk on vargus. Seega kristlikust vaatenurgast riiklik alampalk on põhjendatud. Aga kuulame, mida siis ütles parempoolsete Lavly Perling.
no vaadake, viimasel ajal on olnud just see, et parempoolsed üritavad otsivad selliseid nagu teemasid, mille peale enda kampaaniat üles ehitada, millega eristuda teistest erakondadest. No ja siis on nad otsustanud, et see oleks nagu minimaalpalk. Ja Lavly Perling siis kirjutab 8. jaanuaril Facebookis, et nemad arvavad, et alampalk tuleb kaotada. Parempoolsed soovivad kaotada alampalga, sest see aitaks suuremal hulgal inimestel tööd saada, on üks põhjendus. Siis nende teine põhjendus, et see vähendaks regionaalset ebavõrdsust. Ehk siis põhimõtteliselt, kui Hiiumaal võiks nagu veel vähem maksta kui Tallinnas, et siis see ebavõrdsus väheneks. No teate, ma ei usu seda. Siis ta ütleb veel, et see soosiks paindlikkust ja läbipaistvust töösuhetes. Ja no need räägivad, et reguleerimata jätmine jätaks alles töökohti ja aitaks neid juurde luua ja inimeseks saaksid kodu lähedal ka Tallinnast kaugemal tööl käia. No ja mis siis selle minimaalpalgaga siis Eestis on toimunud viimastel aastatel? Kui me võtaksime ja vaataksime, võrdleksime Eesti minimaalpalga muutust alates viimastest valimistest, mille võitis kõikide lemmik Reformierakond, kes tegi võimaluse meile uusi makse saada, siis tegelikult selle perioodi jooksul on Eestis alampalk tõusnud 2024 tõusis 13,1% ja 2025 tõusis ta 8% võrreldes eelmiste aastatega. Ja kui vaadata neid võrdlusi, võttes arvesse Eesti inflatsiooni, siis on näiteks 2024 oli inflatsioon oli 3,5% ja alampalk tõusis 13%, ehk tegelikult alampalk tõusis võrreldes inflatsiooniga ikkagi kõvasti rohkem, mitmeid kordi rohkem. Ja kui võtta siis näiteks ka aastal 2025, siis oli sama lugu. Inflatsiooniga võrreldes alampalk tõusis 8% võrreldes siis 2024. aastaga ja inflatsioon oli siis keskmiselt 4,5, mis siis ka tegelikult nagu tõusis, et kõik oleks nagu hästi olnud. Ja kui me lisame veel siia juurde siis selle sammuse, võtame kõik arvesse, võtame selle alampalga tõusu, võtame arvesse selle inflatsiooni ja võtame arvesse ka siis üldise majanduskasvu. Ja siis me jõuame sellesse kohta, et alampalk on ikkagi kogu aeg rohkem tõusnud, et me oleme, et see minimaalne palk on kogu aeg tõusnud, et ühtepidi võib-olla tõesti see on probleem, nagu väidavad parempoolsed ja Lavly Perling. Aga me ei peaks seda asja võrdlema ainult selle enda nagu võrreldes inflatsiooni tõusuga. Kui me võrdleme Eesti alampalka Euroopa Liidus, me oleme Euroopa Liidus, meil on vaba tööjõu liikumine, vaba kapitali liikumine, vaba kaupade liikumine. Kui me võrdleme nüüd seda alampalka põhimõtteliselt teiste Euroopa Liidu riikidega, siis nominaalselt ehk siis numbriliselt, eks ole, on Eesti altpoolt 1, 2, 3, 4. Ehk siis vähem seda sammust minimaalpalka võib maksta Rumeenias, Lätis ja Bulgaarias. Ma segan korra siia vahele, et kui parempoolsed tõesti seda usuvad, eks, siis tegelikult see tööjõud, mis on ju, ei ole kvalifitseeritud, ütleme siis selliste teadustööde või mingite muude sükeste tähtsate töökohtade peale, siis nende elatustase ju muutub kohe, ma lihtsalt ütlen enda sükse vaatevälja korra, et kehvemaks, et nad ei pruugi enam selle palgaga hakkama saada lihtsalt siis üks hetk. Juhul kui teha mida? Või võtta ära alampalk või? Jah, täpselt. Lihtsate tööde inimesed. No jah, oleks võimalik endale veel vähem maksta, aga praegu siis on, aga ikkagi, praegu on ju Eestis on nagu numbriliselt oli 2025, võrreldavad andmed, eks ole, oli numbriliselt oli Eesti alampalk oli 886 eurot. No Ungaris oli väiksem, Rumeenias oli väiksem, Lätis oli väiksem, Bulgaarias. Aga see numbriline ei ole nagu niivõrd hea võrdlus, tuleks võrrelda ostujõu tasemel. Ja kui me võrdleme ostujõu tasemel, siis Eestil on kõige madalam alampalk aastal 2025 kõikidest Euroopa Liidu riikidest. Ehk siis selle sama, sa saidki selle oma 886 eurot kätte, eks ole, siis selle 886 euroga said kõige vähem osta toitu, kõige vähem osta, maksta kallite energiakulude eest ja kõikide muude asjad, võrreldes kõiki Euroopa Liidu riike.
Kas sa ei läinud selle trendiga kaasa, et enamus jagasid elektriarveid, et palk, seal oli kellegi, mingi pilt liikus ringi, et palga ja siis elektriarve vahe oli 5 eurot. No võt kahjuks, no ütleme, kahjuks või õnneks minul palka ei ole, aga elektriarve on küll ja elektriarve, et see nüüd siis oli, see oli nüüd veebruaris, vaatame palju siis oligi, mis siis oli. Ega see nüüd nii hull ka ei olnud, 310 eurot. Aga selle elektriga ei kööta, see on ainult ventilatsiooniaparaat ja siis valgustus. No. Küttearve tuli eraldi ilmselt siis? No küttearve, kohe vaatame, küttearve oli alla 1000 kindlalt, 984. Oli küttearve? Jaa, 984 pluss 310, päris korralik arve. Ja sa ütlesid 886 eurot, sa oleks pidanud veel juurde küsima. No selle minimaalpalgaga ma ei oleks saanud tõesti need arvetega hakkama. Elekter pluss küte, siis, aga nüüd tekib küsimus, et kuidas neid muid asju saab teha, et kui tahad osta, ütleme, et väljas ilmselgelt ei käi, eks. Aga mina ei käigi välja, teen ise süüa, täna just tegin head tabulehi salatit. Okei, aga neid komponente on ikka vaja, et seda salatit teha. No, ma ostan Coopist, siis seal on kõige soodsamad. Okei. Aga no ühesõnaga, Eesti see minimaalpalk, mida parempoolsed soovivad meilt ära võtta, garanteerib sulle kõige madalama toimetuleku kogu Euroopa Liidust. Mõelge, me ei ole mingi vaene riik tegelikult. Me ei ole mingi vaene riik. Me oleme nagu sama rikas selle sammus, kui me võrdleme nagu seda rahvuslikku kogutoodangut, eks ole. Siis me oleme sama rikas nagu Hispaania, rikkam kui Kreeka või no ütleme, me olemegi Hispaaniast ja Kreekast oleme rikkamad, umbes Itaaliaga samal tasemel. No ja vaatame, kui sa oleksid nüüd Itaaliast saaksid minimaalpalka, kus siis sa oled, Itaalia minimaalpalk on selle ostujõud, vaatame. Võib-olla Itaalias ei olegi minimaalpalka. Okei, aga võtame siis võib-olla Hispaania. Nii, Hispaania minimaalpalk. Eesti on rikkam kui Hispaania. Minimaalpalk 1381 eurot. Ja kui me võtame selle ostujõu järgi, eks ole, on siis hispaanlased põhimõtteliselt nende see 1300, see minimaalpank 1381 annab nendele võimaluse osta meie mõistes 1500 euro eest asju, eks ole. Kui meie siin saame oma 886 euro eest, siis nemad saavad oma minimaalvalga eest nagu praktiliselt topelt, vähemalt topelt. Aga ma ei ole päris kindel, aga ma ei usu, et seal elektriarved ka nii suured on. No see lihtsalt elekter kadus ära, sellest nad läksid üle selle taastuv elektri peale, siis nendel oli terve päev ei olnud elektrit, et seal võib-olla tõesti, et kui ei ole, siis nagu arvet ka ei olnud, et seda ma ei oska, ma Hispaania neid elektriarveid ei tea, aga Eestil on kõige madalama ostujõuga see sammune, Eestil on kõige madalama ostujõuga minimaalpalk ja keegi tahaks veel selle ära võtta, Et põhimõtteliselt ma ütleksin niimoodi, et see on väga ebaaus. Ja kui me ära võtaks, et mis me saaks siis? Mida me saaks? No praegu on Dubai saanud palju tähelepanu sellega, et sealt mitmed maksupõgenikud, Lääne-Euroopa maksupõgenikud, kes on läinud Dubaisse elama, ei ole rahul sellega, et riiki tule nendele appi nüüd, kui seal pommitatakse. Aga, et kui me võtame nüüd ära selle, Dubais on palju võõrtöölisi, hästi palju, seal on üle 80% võõrtöölisi. No ma ei tea, kes on käinud, olete võib-olla näinud, kuidas nad elavad või vähemalt kujutate ette. No seda poolt ei näidata Dubaist. No seda ei näidata, aga kui te kujutate ette, kuidas elavad, no te olete kindlasti näinud, kuidas elavad need Vene sõdurid seal Ukraina sõjas, eks ole, ja midagi sinna kanti, et siis Dubai võõrtöölised elavad umbes niimoodi. Ja kas me siis tahaksime nüüd seda, mina ütleks, et nagu natukene praktiliselt orjusega sarnane, nagu kui te kujutate ette, siis orjusega sarnane elamisvõimalus, aga kui te nüüd võtate, et Eestis kaotaksime ära selle sammuse, kaotaksime alustuseks ära minimaalpalga, ehk siis me võiksime ükskõik mis hinnaga inimesi endale nagu tööle võtta.
ja teiseks me teeksime seda, et me aitaks, vähendame, eks ole, seda võõrtööliste sisse toodu seda, et nad peaks, et me võime endale paksta võib-olla veel vähem või no võib-olla ei peagi, no ei olegi mingisuguseid limiite, praegu on ju see mõte, et nagu, et muidu pidi olema selline konkreetne nagu keskmisest suurem palk, mida sa maksad nendele, kui võtame selle ära, siis meile saabuvad siia nagu inimesed Bangladeshist ja muudest väga vaesetest riikidest. Ja kes siis põhimõtteliselt oleksid orjad siin? Praegu on ikkagi niimoodi, et kui sa tahad seda, ütleme, kvalifitseeritud tööjõudu tuua endale, siis sa pead vist maksma talle seda natukene kõrgemat palka, peaks olema vähemalt niimoodi. Ja selles suhtes praegu ongi, kui sa tahad tuua kolmandatest riikidest elanikke sisse, töölisi sisse, siis sa pead talle maksma kõrgemat palka ja see on selle mõttele just see, et me tooksime väärtust loovaid inimesi, mitte neid kõige odavama töötegijaid. Ja mõelge siis, et minimaalpalga kaotamine tegelikult koos selle immigratsiooni võimaluse tõstmisega mõjutab kõige tugevamalt lihtsama töötegijaid, madalama palgalisi ja see mõjutab neid nii, et seda, see lihtsalt tekitab suure hulga töötuid ja enesega mitte hakkama saavaid inimesi, sest et tuleb, saate aru, maailma väga karm koht, meie Eestist elab 82% elanikest maailmas elab meist viletsamini. Saad aru, elab meist viletsamini ja nad on valmis poole raha eest tulema siia tegema neid samu töid, mis tähendab, et no kuule, kui sa vaatad näiteks Mustamäele ringi, siis käisin söömas ühes kohas, ma ei hakka reklaami tegema. Seal oli väga maitsvad toidud olid ja nad ei olnud eestlased või pärit siit. Ma sain aru, et nad ei olnud pärit siit. Aga just mõtlesin üks päev, et aga nad tunnevad siin ennast hästi. Nende jaoks on see võit, saad aru, nad saavad rohkem palka, nad elavad 10 selles ühes korteris, korda mööda magavad enda madratsite peal, söövad minimaalselt ja siis saavad raha veel koju saata, aga see ei ole see, millist Eestit meie tahtsime, meie ei tahtnud sellist Eestit. Ma just sinna mõtlesin, et kunagi, kui ma lõpetasin ülikooli Ameerikas, siis osa jäid Ameerikasse elama ja osa tulid Eestisse tagasi. Sa kuulad saadet Konservatiivne kristlane. Uued osad ja värsked vaated ootavad sind siinsamas igal nädalal. Pane meie kanalile like ja subscribe. Nii aitad meil hoida kristliku maailmavaadet pildis ja jõuda veelgi rohkemate kuulajateni. Ja mina tulin Eestisse tagasi, ma mõtlesin, et aitaks siis seda Eestit siis üles ehitada. Aga kas ma siis sellist Eestit tahtsin ehitada, et siin tuleb mingisugune, tehakse mingisuguse võõrtööjõu, odavad võõrtööjõule üles ehitud majandus. Ei, meil on vaja sellist majandust, mis on baseerub teadmistele või siis maavaradele, mida meil on. Nende maavarade taaskasutamisse, nende maavarade väärindamisse. Aga see väärindamise jaoks meil ei ole vaja mingisuguseid nagu odavaid tööjõulisi. Ma arvan, et meil tuleb saade, kus me spetsiaalselt räägime maavaradest. Et see on... tuleb muidugi, loomulikult. See on ka samasugune lugu, et kas me peaksime keskkonna ja siis selle põhjal, eks ju, et aga see saade alles tuleb meile, et see on väga põnev teema, et aga kui tõmmata just sellega paralleele, et need inimesed, kes tulevad meile kolmandatest riikidest ja kui nad siia jäävad ja kui nendele makstakse, ütleme sellest veel pool maha, et siis neile sobib see lõpuks ikkagi. No sobib aga saate aru, see ei ole nagu jätkusuutlik, sellepärast, et järgmisena leitakse mingi järgmine riik, kus on veel odavam võimalik neid asju teha. Ja mina arvan, et ikkagi ettevõtjad peaksid tegelema innovatsiooniga, oma protsesside parendamisega. Ja kui sul oled tõesti teinud, oled teinud sellist toodangut, mis ei ole konkurentsivõimeline nendes selle sisendhindadega, mis meie nagu pakume, siis tuleb midagi muud teha. Aga mitte selles suhtes, et me hakkaksime nüüd tooma iga hinna eest odavaid inimesi siia. Ja muideks, tulevad ju robotid peale ja robotid võtavad paljud tööd ära. Kas te kujutate ette kõiki neid Bolti ja Wolti kullereid, kes on siia Eestisse saabunud, nad on siin kuidagi endale saanud need elamisload värgid. Ma pakun, et 5 kuni 10 aasta pärast nende inimestel tööd teevad kõik robotid ära. Robotid viivad, juba praegu saad ju endale kutsuda selle robot toidutooja endale
aga siis on nii, et autod sõidavad, robotid ja muud asjad ja ka need inimesed on juba Eestisse tulnud. Ja need inimesed ju, kui nad ei ole midagi õppinud, siis nad midagi muud ei oska teha ja mis nendest saab, nad jäävad töötuteks. Aga kui nad on juba makse maksnud, siis nad jäävad nagu kellegi nii-öelda meie ühiskonna üleval peetavateks töötuteks. No see on karm reaalsus, et sinna me nagunii jõuame, et nad ei lähe ära siit nagunii. Et tule siis veel kord tagasi, me oleme Euroopa Liidus ja Euroopa Liidus on tõesti väga suur nende minimaalpalkade see diapasoon. No, ma ei ütle seda, et me peaksime samamoodi nagu Luksemburgis 2700 peaks meil minimaalpalk olema. Ei. Või siis, et meil peaks olema nagu Prantsusmaal 1823. Aga no, võrreldavad riigid, nagu meil on, ütleme, Hispaania ja no Portugal, no näiteks Portugalis on 1073 ja kui me võtame selle Portugali ostujõu järgi, siis Portugal on Eestist ju ikkagist suurema sellest Portugalis selle Portugali 1073 minimaalpalga eest, sa elad nii, nagu sul oleks Eestist umbes 1400 või 1500, eks ole. Ehk et selles suhtes on ikkagi see, ma arvan, et üldse minimaalpalga kallale minek on selline väga pahatahtlik ja kuritahtlik enamuste inimeste suhtes. Ja lõpuks on see ikkagi sotsiaalne ebaõiglus ka, et kui ei jõua nagu see palgatase nagu järgi. Jaa, aga see ongi selles, et see siis sõltub, et ettevõtjad, kes no parempool saavad, nad nagu esindavad ettevõtjad ja ettevõtlikust ja et ei tasugi, et las siis kõik turg paneb paika. No ei ole, need ei ole võrdsed. Töövõtja, kes võib-olla ei olegi ülikooli lõpetanud, võib-olla on ainult 9 klassi lõpetanud. Ja siis mingisuguse ettevõtte omanik, kes on, kuidas nad siis käivad, ma ei tea, Ameerikas ülikoolis käid või kuskil Oxfordis ülikoolis käinud kuskil ja tema siis hakkab läbi rääkima nendega. No need on nii ebavõrdne, et on selles suhtes, see minimaalpalk aitab sellist nagu inimest, mõnes mõttes seda ebavõrdsust vähendada ja teistpidi inimeste ärakasutamist vähendada, et selles suhtes mina olen täielikult minimaalpalga toetaja. Ma ei tea, kas see peaks olema 886 eurot või see peaks olema 1000 eurot. Siiski on mul väga häbi lugeda seda, et Eesti minimaalpalk on kõige madalam ostujõu järgi Euroopa Liidus. Samaaegselt, kui me oleme meie rahvuslik kogutoodang on inimese kohta ostujõu järgi on siin nendest Portugalist ja Kreekast ees. Ma kujutaks, me võiksime vähemalt samal tasemel olla, mis tähendaks seda, et meil võiks ikkagi olla see minimaalpalk võiks olla suurem ja selle ärakaotamisest ma ei tahaks nagu üldse midagi rääkida. No loodame, et see ei juhtu ikkagi, et järgmises koalitsioonis ma mõtlen, et kes hakkab riiki juhtima, et sellist asja ikkagi ei juhtu. No aga siis see on kõik jälle taas kõikide valijate kätes on, et keda te valite, et ma tean mitut inimest, kes panid põhimõtteliselt, olid pettunud kõikide poliitikute peale ja ütlesid, et olgu, et valime siis neid parempoolseid seekord. Ma nagu lihtsalt nagu päriselt nagu mõtlen, et inimesed, maainimesed, lihtsad inimesed, tööinimesed ja hääletavad nagu parempoolsete poolt. Nad nagu ise lõikavad seda sama ise endale lõikavad seda oksa, mille peal nad on, sellepärast, et vaadake, parempoolsed on konkreetne niši erakond, mis on ettevõtjate erakond ja kes mõtleb siis nende kasust, ainult nende kasust. Ja või kui te olete tähele kuulanud nende nagu sõnavõtte, mina olen siin, eks Tallinnas kandideerisin ja sina ka samamoodi ja ma olen siin pidanud kuulama, et seal Tallinna linnavolikogu rahanduskomisjonis ja muidu olen kuulanud nende nagu sõnavõtte, parempoolsete sõnavõtte. Ja nad peavad kõike seda sellist igasugust sellist nagu solidaarsust ja sellist nagu toetamist, nad peavad nagu täiesti nagu kuritegelikuks saad aru. Aga mis tähendab seda, siis jääksid ellu ainult need kõige tugevamad ja kui ainult kõige tugevamad ellu jäävad, selline maailm on olnud ja see oli, mäletate, Ameerikas olid avastati metsikut läänt, eks ole, seal olid kauboid ja prostituudid jäid ellu. Et kas me tahame kauboide ja prostituutide Eestit? No pigem mitte ei taha, et parempoolsete puhul on ka see, et nad kaotaksid ära kohe ühistranspordi Tallinnast, selle alampalga, seal oli veel neid asju, mida nad kõike kohe hakkaksid ümbergi pöörama ja tegema, aga kui sa kõik asjad ära võtad inimestelt? Ei selles suhtes, see on ju see, aga siis olgu, et see kogu ka mingid maksed, sa siis mingid makse langetad makse ja siis langetad kõiki neid asju,
osaliselt on tõsi, eks ole, meilgi oli saade, et langetaksime, meil oli saade, et kuidas me saaksime tulumaksu langetada tagasi 20% peale, kuidas me saaksime langetada käibemaksu tagasi 20% peale, aga meie leidsime seda, meil oli nagu teine nagu arvutus, me ei võtaks neid teenuseid ära rahvalt. Ehk siis vaadake kindlasti meie saadet nendest maksudest, maksusüsteemist oli saade, ma mäletaksin number 9. Äkki oli 9 ja meil on... Minge siis meie YouTube'is konservatiivne kristlane või siis Spotify's konservatiivne kristlane ja otsige üles maksusüsteemi saade, et sealt te saate seda loogikat, et samamoodi näiteks parempoolsed ütlesid ka, et langetame makse. Aga te ju teate, mille eest nad langetavad makse. Langetavad makse sellest, et te kaotate väga paljusid riigi poolt pakutavaid teenuseid. Ehk siis, mis ma hakkasin ütlema, et inimesed annavad oma hääli, nad ei mõtle, mille eest nad annavad. Et iga see maailmavaade, miks me seda maailmavaadet siin seletamegi, on see, et see maailmavaade esindab mingisugust suhtumist. Kui me räägime parempoolne maailmavaade, täiesti parempoolne, räme parempoolne. See tähendab seda, et igaüks on ise oma õnne sepp, saad hakkama kogu lugu. Kui me räägime vasakpoolne, täiesti vasakpoolne, nagu sotsiaaldemokraadid, siis on nii, et kõik otsustab grupp ja siin kõik taotakse ühe madalaks. Ja siis on siin olemas kuskil seal keskel, ütleme, näiteks Isamaa on siis keskmisest parempoolsem erakond ja näiteks Keskerakond on keskmisest nagu vasakpoolsem, aga Keskerakond ei ole täiesti vasakpoolne ja Isamaa ei ole täiesti parempoolne erakond, eks ole. Ja siis seal oled kuskil, seal saad kokku ja siis seal sul on selline, et võetakse ka teisi arvesse, kas rohkem või vähem. Ja see on, mille pärast me neid saateid teeme, et saaksite aru, et see on nagu suur süsteem, et kui sa mingile ideoloogiale hääle annad, et see ei ole ainult nii, et sa saad, et ma ei tea, et olgu, et tulevad paremad bussid, aga võib-olla paremad bussid tulevad sulle selle pärast, et sa hakkad nagu bussipileti eest 100 € iga kuu maksma. Aga juba trollid vist tulid. No trollid tuli Tallinnasse tulevad vist. Tallinnasse vist olid trollid. Kuule, aga kas me ütleb midagi, mis me veel räägime? Mis me ütleme? Me ütleme seda, et huvitavaid saateid on ees, või huvitavaid teemasid ja huvitavaid saatekülalisi on tulemas ja kindlasti jälgige meid sotsiaalmeedias, otsige meie kanal üles igalt poolt. Kindlasti me paneme saate siis kirjeldusse ka alla kõik vajalikud kanalid ja kus meid leiab. Ja kirjutage meile ja siis tõesti see saade, mis tuleb pärast ülestõusmispühasid, on alimentidest. Meil on mitu kirjad olnud, et te räägite asjadest, aga rääkige, mida arvab konservatiivne kristlane alimentide maksmisest. Ja siis seda saate teada pärast ülestõusmispühasid. Ja, aga siit on hea tõmmata saade äkki kokku tänaseks ja kinnitame veel üle seda, et meil on järgmine nädal on meil saates Aivar Kokk, ülejärgmine nädal on meil saates Sandra Laur ja ülejärgmine nädal on meil saates Liada Nilsson Järg, et püsige jälgijatena. Täpselt. Ja teiega olid saates Marko Müürisepp, mina Hans-Krist Loime, soovin kõigile kõike head. Ja head aega. Sa kuuled saadet Konservatiivne kristlane. Uued osad ja värsked vaated ootavad sind siinsamas igal nädalal. Pane meie kanalile like ja subscribe. Nii aitad meil hoida kristlikku maailmavaadet pildis ja jõuda veelgi rohkemate kuulajateni.